Käes on esimene advent ja otse loomulikult on käes ka see aeg, kus Star FM tuleb järjekordselt Ülemistesse inimeste keskele ja avab enda jõuluraadio koos kõige parema jõulumuusikaga. See on selline hetk, mida me oleme oodanud nii pikalt, see on see üks kord aastas, siis kui me saame tulla päriselt enda stuudiost välja. No tegelikult me käime suvel ka väljas, aga siin me oleme ikkagi pikalt siin meie sellisel jõulumaal on ja tegelikult on siia kuidagi lahe tulla ja see kuidagi alati see jõuluraadio avamine annab sellise nagu jõulutunde alati kuidagi sisse, et tõepoolest nüüd detsember on käes, raadio mängib jõulumuusikat, endal on ka selline kuidagi nagu hea tunne tuleb alati sisse. Eriti põnev ongi hommikuprogrammi inimestel, kes keskusesse juba enne selle avamist tulevad. No te olete siin viimastel aastatel, viimaste jõulude aeg siin erinevaid trikke, nippe ja muid asju ära korda saatnud siin Ülemiste keskuses, olgu öösel või päeval või varahommikul, et mida meil sellest aastast siis oodata on? Ma ei saa öelda, aga meil kindlasti on midagi varuks sel aastal ka, et kui me juba siia Ülemiste keskusesse tuleme, siis me kasutame ikka selle olukorra 100% ära. Et eks me hakkame siin maja peal kondama. No, kui tore see siis on, ma arvan, et igaüks unistab sellest, et saaks võib-olla ühe öö kuskil kaubanduskeskuses veeta, teil on see võimalus. Tead, see on huvitav, jah, kõik nagu sa mõtled, et see on nagu see on põnev, väga elevust tekitav ja nii, aga siis ühest küljest sa saad aru, et siin on selline asi, et ega see muusika, mis siin kaubanduskeskuses käib taustaks, eks see ei kao öösel mitte kuhugi. Ehk siis siin magada on ikkagi päris keeruline. Ega see ostmine või eriti jõuluostmine on ju selline emotsioon. Paljuski emotsioon, ta on ka praktiline tegevus, aga paljuski emotsioon ja see on kindlasti üks asi, mis sellele keskusele selleks perioodiks annab kõvasti nagu emotsiooni juurde. Star FMi jõulustuudio eripäraks ei ole mitte ainult jõululaulud, vaid ka just see, et tullakse enda stuudioga inimeste keskele. Inimesed jäävad seisma, vaatavad, kui me siin liigume väljaspool seda boksi, siis tullakse ikkagi pilti küsima ja nii, et hästi tore, et see on selline nagu, endal on ka tore meie kuulajaga kohtuda, et selles mõttes on mõnus ja. Siin igasuguseid asju on juhtunud, muidugi mis on hästi tore, et saatejuhid näevad siin päriselt väga palju tuttavaid nägusid ja mis on veel on ülikihvt, et siin näed nagu inimesi, kellega sa justkui nagu saad tuttavaks. Et osad käivad siin sageli, vaata töötajad, keskus on palju töötajaid ja nii edasi, et kui sa juba kuskil kedagi siis näed, siis on selline tunne, hakkad nagu tervitama, et me oleks nagu tuttavad, et tere, rõõm näha. See on vahva, jah. Kuidas siis on seda raadiot niimoodi enda keskis näha? No ikka kuulan jõuluajal, ikka seda jõululaule ju, tahad ikka kuskilt kuulata, siis ainuke raadio, mis laseb terve kuu aega jõululaule. Kuidas sulle meeldib? See on väga äge. Mis sulle kõige rohkem siis selle juures meeldib? Nagu ma saan vaadata seda ise nagu kuulsaid inimesi, keda ma olen nagu telekas näinud. Avamisele jõulumeeleolu looma on tulnud ka Mihkel ja Birgit, kes enne enda jõulutuuri siin hääled soojaks laulavad. Mis detsembri juurde kuulub alati ja jõuluhooaja juurde ongi Star FM, seepärast, et seal saab olla kindel, et seal tuleb just see, mida sa parajasti ootad, nii et ma tulin väga suure hea meelega siia avamisele. Ma ei ole siin esimest korda ja loodetavasti ka mitte viimast korda ja ma loodan, et Star FM seda traditsiooni ei mure. Ja muidugi, kui tuled siia Ülemiste keskusesse, ma peaks ütlema, et vist ma arvan nii jõulust raadiot ma ei ole mitte kunagi kuskil enne näinud, nagu praegu tõesti see Star FM-i meeleolu siin on, nii et ja esimene advent ju ka. Jah, jõulud on minul juba täitsa südames.